Tšau sõbrad! Te vaatate sarja Tähesäras Nõo. Me kohtume siin erinevate Nõo inimestega, kuulame nende mõtteid, nende rõõme, nende mälestusi ja sarja saate vaadata igal pühapäeval Nõo valla koduleheküljel. Mina lendan siia sinna, otsin kohta, kuhu külla minna. Täna läheme külla Ivar Lillale. Tere, Ivar! Tere! Kuhu me sattunud oleme? No põhimõtteliselt me oleme siukses kohas nagu Nõo remonditöökoda, vanast ajast öeldud, aga nüüd on ta Külasepa remonditöökoda. Ja nagu ma aru saan, siis sina oled siin ülemus. Ülemus on siukene halb sõna tegelikult, aga võib öelda nii, et omanik, ülemus ja kõik ühes isikus. Mina siin toimetan ja tegutsen juba pikemat aega, võib öelda juba. Aga lähme siis siia remonditöökotta sisse. Jaa, palun, olge kena, astuge sisse. Aitäh! Ivar, mis aastast see koht siin siis tegev on? Ütleme niimoodi, et tegelikult on see hoone on siin olnud juba aastast mingi 60 ja pluss on ta olnud kunagine kolhoosi töökoda. Ja ega mul isa töötas siin ja oli traktorist. Ja eks mina läksin ka siis sama teed mööda. Mingi aasta 76 ma läksin Tihemetsa õppima ja kui ma sealt 4 aastat hiljem tagasi tulingi siia tööle, käisin sõjaväes, käisin ära paar aastat ja siis aastast kuskil 84 olen ma olnud siin töögas, olen pidevalt siin töötanud. Ja algul olin tehnovalde meister, siis mingi hetk ühe teise paarimehega toimetasime nagu töökoha juhatana vaheldumisi. Ja siis, kui aasta 92 tuli, siis nagu öeldakse, et vanasti oli lause roomlastel, et kas kilbil või kilbiga. Siis jäi valik, et läksin valda, siis olid juba vist, kas oli vald või ei olnud veel vald, enam ei mäleta. Ja siis tegin avalduse ja privatiseerisin, erastasin ära selle hoone. Ja siis sellest ajast saadik ma siis tasakesi nagu nokitsen, tegutsen siin. Vahel suurema eduga, vahel väiksema eduga. Ja sellise asja nüüd olen siia üles pannud ja nüüd on 25 aastat juba vist saab või isegi rohkem juba. 92, paneme juurde. Rohkemgi veel. Peaaegu 30 juba varsti täis. Ja siis mul ongi väike minu töökojakene, ütleme niimoodi siin. Tasakesi teeme remonti alates rehvidest, lõpetades siin värvitöödega ja kõik asju. Hetkel ei oska nagu rohkem midagi öelda. Haridust ja ütleme see põhiharidus, mis ma Tihemetsas sain, seda ma siin nüüd arendan ja viin edasi. Aga saan aru, et sa oledki kogu elu Nõos elanud? Ütleme niimoodi, et kogu elu ma ei ole Nõos elanud. Minu elukäik hakkas, eks me pärast lähme jalutame ka sinnapoole, minu tee hakkas pihta tegelikult Unipihast. Ma olen Unipihas elanud ütleme niimoodi, et praktiliselt kuni koolini elasin Unipihas, kuni Tihemetsani. Tihemetsa aja olin ka veel ja peale Tihemetsa siis sai vaikselt kolitud nõkku siia. Ja siis nüüd on praegu hetkel elan siin kõrval suurtes majades, nii et Nõo kant on risti ja võiki läbi sõidetud ja ütleme, võib öelda, et olen nõokas. Kui mitu töötajat sul siin remonditöökojas? Praegu hetkel oleme kahekesi. Üks vanem härra on ka meil siin kahekesi, toimetame, tegutseme, meile piisab, meile jätkub, ei torma, ei rabele, võtame rahulikult. Ja kõik kohalikud saavad tulla ja alati abi? Kohalikud käivad ja käib ka kaugemalt ja eks nagu öeldakse, et igal remondimehel on oma juba siuke tutvusringkond, kes käib ja eks siin tuleb ka uusi tuleb juurde ja püüame nagu olla, kuidas öeldakse, et püüame olla nagu kõigi jaoks avali. Tekib kohe huvi, mis on kõige põnevam töö autode remontimisel? Mis endal on selline alati, et tahaks teha? Tegelikult on kõige põnevam töö on mitte need tänapäeva autod, vaid pigem on kõige põnevam remontida neid vanemad põlvkonna autosid, sest et tänapäeva autod on sellised, et paned arvuti taha, vaatad järgi, arvuti ütleb sulle ära, mis sa tegema pead. Aga võtad selle vana auto, seal pead nagu öeldakse, et kõigepealt kratsid kukalt ja siis hakkad edasi tegutsema, sest vanemad autod nõuavad rohkem seda käsitööd.
aga igasugune, ütleme niimoodi, et ma ei teegi nagu vahet, mis on, mulle meeldib nokitseda. See on igati pidi ütleme, käeline tegevus. Sest, et nii. Kas on see ainult töö või saab ka juba öelda, et see on selline hobi, et igal vabal hetkel siia ennast kuidagi ära kaotad? Kuidas selle peale võib väga ilusti vastatagi, nii et nagu sa juba küsisid, ütleme niimoodi, et töö ja hobi, ka igasugune töö ongi kergelt juba hobi, sellepärast mõttes, et sa oled ju ennast nagu pühendanud, ütleme 100% sellele tööle ja siis ta ongi nagu hobi juba, sest et ega tehnika on mind lapsest peale, nagu öeldakse, et on kuidas me ütleme siis, huvitunud sellest. Sest et mul ema ikka tükib rääkima seda, et kui ma olin vist, kas olin 3-aastane või mis ma olin, et isa oli kombaini remontinud ja järsku avastavad, et mingid 3 polti on puudus. Läheb mingi tund aega mööda, ikka seda 3 polti ei ole. Ja pärast siis tuli välja, et mina olin kõndinud seda 3 polti, kogu aeg see 3 polti niimoodi peos hoidnud. Ma ei tea, ema räägib seda, nii et kui õige see nüüd on, aga selline huvitav seik oli. Ja kuidas ma väiksest peast kombaini käima panin ja niisugused asjad nad ikka räägivad, nii et tehnika on tegelikult mind huvitanud ja jumal tänatud, siiamaani olen hakkama saanud, saan edasi ka. Nii et jah, ta on võib öelda ka hobi, muidugi muid hobisid on ka mul siin, ütleme niimoodi, nii et millega ma siin tegelen, aga üks hobi on mul see, üks hobi on mul Ameerika auto. Nii et ma võin, kui me siit välja läheme, siis ma võin näidata, ühesõnaga, üks hobi on mul Ameerika auto ja muidugi üks hobi on ka veel muidugi, aga sellest hobist ma olen juba vähem tegelenud, ühesõnaga. Meil siin see, kuidas ma siis ütlen, et üks hobi oli nagu, et aasta otsa ma tegin seda tööd, aga jõulude ajal pesin, nagu öeldakse, näo puhtaks, ajasin teise kuue selga ja siis käisin nagu külamööda, nagu väike tondikene käisin lastele kingitusi jagamas. Muidugi nüüd ma enam ei tegele, nüüd on mul noor õpilane olemas. Ma ei saa nagu kõvasti öelda, kes ta on, tema jääb nagu saladuseks. Ja see oli ka üks hobi mul siukene ja seda hobi ma pidasin, võiks öelda, et isegi aastast 86, pea 30 aastat sai seda hobi peetud. See on ka siukene, see on selline siuke huvitav seik võib öelda selle peale, et see on selline asi, kui sa näed läbi prillid ja näed teiselt poolt, kuidas lapsed tulevad pakkidele järgi. See on siukene, mis ajab praegu ka veel ühesõnaga ihukarvad ajab püsti. See on mõnus huvitav tunne. Need on tõesti niimoodi, et ütleme niimoodi, et sellega on ka üks omaette huvitav lugu on, et see oli aasta 92, kui hakkas erastamine pihta, siis oli mulle nagu puhkus välja kirjutatud, et mind puhkusel saata. Ja vallas tol ajal veel kolhoosis oli, kontoris oli juba kirjutatud umbes nii, et see töökoda läheb laiali kandmisele ja et siin on nagu igal pingil oli juba, nagu öeldakse, et omanik oli olemas juba. Aga mina ei läinud puhkusele, ma läksin valda, nagu ma enne ütlesin, tegin selle rendilepingu ja võtsin selle kupatuse kõik, nagu öeldakse, et võtsin rendile, panin ukse lukku, ütlesin, kõik, mis sees, on minu oma. Ja siis tänu sellele nagu õnnestus kõik need pingid, tõesti need vanaaegsed, siin on saksaaegsed pingid on kõik ja õnnestus need kõik pingid ära säilitada ja nad on siiamaani olemas, nad teevad tööd, nad ei ole kuskil vanaraua onikus, nad kindlasti oleks mingil hetkel olnud vanarauas. See on niisugune mul nüüd suvine hobiauto, selle millega ma suvel nagu käin üritustel. See on Ameerika auto ja see on ka nüüd taastatud, nullist on taastatud, ühesõnaga üles ehitatud ja sellega käingi nagu suiti käin üritustel.
klubi kokkutulekutel. See on nüüd ehtne Ameerika raud. Võimas. Ossa, kus on... See on nüüd kõrval on, see on mul ka siin ütleme ühe tuttava auto, sellega käiakse, see on ka põhimõtteliselt niisugune nagu hobikas, et sellega käiakse Peipsi peal kala püüdmas. Assoo! See on ka niisugune, kaks unikaalset masinat on kõrvuti, ütleme niimoodi. Väga ilusad. Aga kus selline huvi? Mingi 2008 mul oli Soomes on üks tuttav perekond, kellel oli neid ka mitu neid Ameerika autot ja sealt aastast 2008 ta tekkiski. Õigem 2008 me teime see ühe Ameerika auto teime see Eestisse suht koma esimese. Aga siuke Ameerika autode vastu huvi on juba pikemat aega olnud. Meil oli muidugi suurem poiss oli ka osaline, aga suurem poiss nüüd on oma elu peal ja nüüd on jäänud nagu see rohkem nagu minu osaks. See on ka siuke üks viis puhata. Ennast välja lülitada üldisest elust ja olust. Kalal käimisest oli juttu. Kalad, mina ei ole kalamees. Kalamees on see on, kes selle auto omanik, tema on nagu kalamees, ütleme niimoodi. Tema käib kalal, tema Genka on paadunud kalamees. No nii, jõuame nüüd järgmise kohani. No nii, mis koht see on? No see on ka üks osa minu elutööst, ütleme niimoodi. See on nüüd endine Nõo tankla. Seesama siis, kui see 92 pihta hakkas, siis ma ka erastasin selle tanklahoone ja need asjad erastasin ära. Ja siin kuni 25 aastat ma tegelesin kütuse müügiga tegelesin. Ja nüüd on ta niimoodi, et mina lõpetasin ta ära, sest et kuna ütleme niimoodi, et lihtsalt jõudu jaksu enam ei jätkunud suurtega võidelda ja tuli teha lihtsalt üks otsus, et aeg on lõpetada. Ja siis teised inimesed võtsid selle üle, aga nemad ka ei saanud sellega enam hakkama. Ja tänu sellele, et mina siin nüüd ära lõpetasin, on meil korralik tankla Nõo Teeristis. Ja nagu vallavanemgi ütles, et kui mina ei oleks lõpetanud, ei oleks seda uut tanklat tulnud. See on vallavanema sõnad. Kust selline mõte, tankla? Siin oli täpselt samuti, nagu oli see kolhoosi lõpetamise aeg oli, siin oli kolhoosi kütuse tankimise koht oli, ütleme niimoodi. Siin oli hoone, olid mahutid ja paar tankurit oli ka, et kolhoosi siin osakonna, kui siin käisime üleval, seal oli osakonna töökoda, kus oli, seal olid traktorid, nad sõitsid siit läbi, tankisid ära ja läksid põllu peale. Igas osakonnas oli, nagu öeldakse, et oli oma selline tankla. Siin oli ta natuke suurem kui mõnes teises kohas ja siis selle baasil nagu tuli siuke mõte, võiks teha ja sai, nagu öeldakse, et sai ikka päris palju higi ja pisaraid siin valatud, aga ta töötas, toimetas, ta oli olemas. Nüüd teda enam ei ole. Oli, enam ei ole. On tema läinud ka igaviku teele, nii et siin on veel need mahutid on veel olemas aga kahju muidugi, aga midagi teha ei ole. Ega ajaratas käib omasaudu ja mõningad asjad jäävad ajarattale, jäävad jalgu, siis kui jalgu jäävad, siis on lõpp käes asjadel. Jah, lähme siis edasi. Lähme edasi. Ivar, me oleme tulnud nüüd Unipiha parki. Miks see koht sulle eriline on? No ta on sellepärast eriline, sest et tegelikult kogu minu lapsepõlv on siin pihta hakanud, sest et mul ema kodu on siit samast, kodu on siit 200-300 meetrit eemal ja minu lapsepõlv oligi kõik siin, sest siin samas tiigi peal sai käidud jäähokki mängimas ja siin puude otsas sai ronitud ja nagu öeldakse, et ütleme nagu lastelgi ikka, et puu otsa ja puu alla ja kogu siis elamine, kogu see asi toimuski meil siin ja kõrval siin on natuke maad edasi, seal on ühed väiksed siuksed mäed, liivamäed, seal käisime suusatamas. Nii et selles mõttes on ta eriline, et siin hakkas minu, nagu öeldakse, minu teadlik elu hakkas siin pihta. Mingis mõttes just kui mängumaa? Mitte mingis mõttes, vaid põhimõtteliselt ta oligi tegelikult mängumaast. Siin me saime teiste külalastega saime kokku, käisime siin mängimas ja siis meid lapsi ikka, kui see koolilaste bussi ette tuli, siis ikka meid oli siin bussi peale ikka 7-8 tükki läks bussi peale ikka. Meid oli ikka, neid lapsi oli palju. Nüüd on ka niimoodi, et ega see külad ei olegi välja surnud, et siin on igas majas on, kuidas ema ütleb, et iga talu korsten, igast talu korstnast tuleb suitsu
ja igas peres on 1 või 2 last olemas, et külad elavad ja kuidas öeldakse, lapsi tuleb juurde. Kui me nüüd mõtleme mõnele mälestusele, mis meenub selles pargis, selle kohaga, mingi tore eremälestus, mis see oleks? No ega ei oskagi öelda, et ega see meie lapsepõlv, ütleme niimoodi, et meieaegne lapsepõlv, see oli juba iseenesest juba huvitav, sisutihe, hoopis teistsugune kui tänapäevane. Et meil oli ikka, kui hommikul ikka uksest välja said, siis ega õhtuks tuppa aeti tuppa, et kas saad tuppa tagasi või ei saa. Et õues oli niivõrd palju, oli kogu aeg oli midagi teha või toimetada. Nii et selles mõttes kogu meie elu on paras niisugune, ütleme niimoodi, et kena mälestus. Nii et see on, ütleme, siin oli niisugune väikene küngas. Mina ei teagi, miks ta, aga mina mäletan, et teda kutsuti nagu Musumäeks kutsuti. Ja selle künka peal said nagu esimesed kelgud ritsud tehtud. Sest siis oli ta, siis oli ta kolhoosi aeg, siin kolhoosi ajal oli nagu pargivaht, kes seda hooldas, aga mitmed aastad tagasi nüüd on nagu jäi ta rääma. Nüüd ongi tõesti see uus omanik nagu natukene näeb vaeva. Muidugi siin mõned päevad tagasi oli torm, on näha, et torm on kohe oma natuke seda tuulemurdu teinud. Ja. Siin sai ka puude otsas sai ronitud ja kõiki asju siin tehtud. Kui me siia sõitsime, siis ma nägin, seal oli kiik. See kiik oli nüüd niimoodi, et see on nüüd 1 aastat 4-5 tagasi kohalik jahiselts ehitas selle kiige. Aga nagu meil on kombeks, ega kui keegi ehitab, siis keegi peab selle ära lõhkuma. Ja nüüd aasta tagasi või rohkem lihtsalt keegi vandaalitses ja lõhkus selle kiige ära. Et see oli ka ilus asi, et inimesed käisid ka said natuke kiikuda, aga meil on ju meil ei ole kõik asjad igavesed. Meil on need, kui keegi ehitab, siis keegi peab ka lõhkuma. Sa mainisid, et siia on ilus tulla pikniku pidama ja sinililli vaatama. Kas ise on palju siin pikniku peetud? Siin on päris mitu aastat korraldasid, ütleme, need külade mängud olid. Siis päris mitu aastat on korraldatud siin külade mänge. Sest et siis, kui Unipüha küla võitis, siis Unipüha küla korraldas siin mänge. No ütleme niimoodi, päris pikniku pidanud ei ole, aga eks võileib on kaasa võetud, kui kodust on välja tultud päev otsa siia mängima. Ta on muidugi hästi vana on juba see park. Sest omal ajal oli ta muidugi hiilgus oli tal suurem, aga ega tal praegu ka niimoodi, et värske õhu mürgituse saab kätte, kui linnainimene siia tuleb. Ja puud on sellised natuke muinasjutulikud minu meelest. Siin on, et kui nüüd kõndida siia natuke siiapoole, siis siin on näha, et on hästi vana allee. See on hästi vana mõisapark. Ja siit on, ütleme niimoodi, et see kõige esimene kolhoosiaegne või ütleme mitte kolhoosiaegne, enne seda veel läks siit otse. Ja siis on näha, siin on nüüd, kui vaadata, siis on päris selline, omal ajal me ratastega sõitsime siit Võidu. Et siit on näha nüüd, et on päris ilus puude allee. On tõesti. Muidugi eks tuulemurd, nagu näete, tuul on ka oma töö teinud, puud on vanad. Seal eespool olid hooned, ma saan aru, et siin on käinud ikka pidu ja tantsu ja tralli. Siin oli, nagu mul ema oskas rääkida, et omal ajal, kui tema veel noor oli, siis siin kultuurimajas oli isegi Georg Ots käinud laulmas. Näed, siin on siia künkotsa minekuks on siia künka peale minekuks on tegelikult tehtud siuke poolkaares rada on tehtud ümber. Ja. Seda me mäletame, et meie kõndisime siit niimoodi, et selle käis siit, kui seda poolkaart mööda läksid siit. Täpselt ilusti. Siin on nagu, siis said täpselt kõndisid siia tippu välja. Näed, niimoodi siukene, oligi kohe päris poolkaares sõkutud rada. Kas see nüüd on hiljem sõkutud sisse või ei ole, aga ütleme, ja see puu oli ka siin. Aga siin tunneb ennast kuidagi väga kuninglikult. Majesteetlikult, jah.
Ja siit on, ütleme nii, et siit oli ikka, siis olid need puud olid hõredamad, siit oli vaade ilus. Ma ilusti nägin, mis mul ema kodus teeb ja siis on siin kõrval, siin on farm, aga farmis on nüüd kuivati, ütleme niimoodi. Ja siin kõrval on siis meil on maasikapõllud. Need on maasikapõllud, need on kõik maasikaid täis. Ivar, aga selles ilusas kohas, kus me praegu oleme, mida öelda ja soovida vaatajatele? No praegu ega paljud midagi muud ei olegi soovida, kui tuleb kõikide soovida tervist, jõudu ja jaksu ja pidada vastu sellel hullul ajal, mis meil praegu toimub. Ega siin rohkem ei oskagi midagi lisada. Ja tulla loodusesse, Unipiha parki, siin on väga ilus. Me olime täna külas Ivar Lillal, kellega kohtume järgmisel pühapäeval. Seda vaadake järgmine pühapäev.